Ja mõte siis täna, et mina ise ja siis hea kolleeg Kesk- ja kutseharidusosakonna juhataja Ülle Matsin ja siis ELO kommunikatsioonijuht meil siin anname vaheinfot ja kutsume üles teid ka tegudele, et oleme ühe muutuse rakendamise keerises ja sees ja sellisel hetkel tundub, et on mõistlik ikka ja jälle mingisuguse väikese aja tagant kokku saada ja rääkida, kuidas meil siis läheb, kus meil on võib-olla mingisugune tõrge tekkinud ja kui on tekkinud ka küsimusi, siis et need küsimused saaks ka siis vastatud. Aga hakkame otsast minema ja Elo paneb kohe ette esimese sisuslaidi ja siin ei ole ju mingisugust uudist, et väga suur ootus meie poolt vaadatuna ja roll on ka ju kohalikul omavalitsusel selle õppimiskohustuse täitmise tagamisel. Ja nii riik, mida siis esindame meie, kui ka kohalikud omavalitsused, meil tuleb sellel aastal tagada kõigile Eesti lastele ja noortele võimalus täita õppimiskohustust nii üld- kui kutsehariduses. Ma ei hakka seda slaide kõiki siit ette lugema, ka need slaidid ju lähevad pärast meie esitlusega kaasa. Ma arvan, et pane järgmine slaid. Ja jõuame selle juurde nüüd, kus tunduski, et on võib-olla väikene selline tõrge tekkinud või viivitus, mis puudutab siis õppimiskohustuse täitmise tagamise korda. Sest kui me nüüd vaatame Riigi Teatajat, siis on näha seal, et esimesed pääsukesed omavalitsuste näol on haridusseaduse paragrahv 10.3 lõige 3.3 kohaselt õppimiskohustuse täitmise tagamise korra kehtestanud, aga on neid siis, kellel on see veel tegemata ja tegelikult selle tänase kohtumise põhipunkt ongi see, et kenasti juhtida teie tähelepanu selle korra loomise ja kehtestamise vajadusele. Et see on kõik kenasti ka siia kirja saanud, mis seal korras peab olema sätestatud ja võite kenasti ju ka kõik ise Riigi Teatajast vaadata neid omavalitsuste kordasid, kes on juba sellega maha saanud. Aga on selge, et kuna see kord ju näebki ette, et on selgelt määratud ametikoht või struktuuriüksus, kes siis on vastutav selles KOV-is õppimiskohustuse täitmist toetavate meetmete eest ja nende tegevuse korralduse eest, et siis on see üks võtmekoht, mis on vaja kiiremas korras selgeks saada ja alles seejärel on ka selge, et need inimesed või struktuuriüksuses töötavad inimesed ka teavad oma vastutust siis vastavate tegevuste elluviimisel, sest silma peal hoida ilmselt on juba praegu mõistlik olukordadel koolis, kuidas seal läheb, kui paljud võiksid olla sellises nii-öelda väljakukkumisohus, et siis mõelda juba tulevikus suvistele tegevustele, kuidas nendega edasi toimetada.
kui on vahepeal küsimusi, küsige, räägime. Aga kui ei ole, siis lähme edasi. Lähme järgmise slaidi. Käime üle ka siis selle, et õppimiskohustuse täitmise seireks on EHIS-es loodud vastav võimekus ja selle baasil on KOV-ide kasutada haridussilmas haridusandmete portaal ja vastav seiret kirjeldav skeem on ka loodud ja siit esitlusest pärast saate otse lingi sinna sellele skeemile. Ja ma arvan, et me ei pea hakkama siin üheskoos kõike seda detailina lugema, vaid peame siis meeles, et kui nüüd eelmises leheküljel sätestatud või öeldud inimene või inimesed on määratud, siis ka siin on välja toodud, et ka tööriist on kasutamiseks olemas. Lähme edasi. Siin on põhjalikult ära joonistatud lahti õppimiskohustuse täitmise seire, et kuidas seda siis tehakse. Ja ma arvan ka, et ma ei hakka eraldi seda ükshaaval neid ridu siin üle käima. Aga rõhutan üle siin tänasel kohtumisel just ka kohaliku omavalitsuse siis vastutuse selles, et kui kooli poolt rakendatud tugimeetmed ei ole andnud tulemust või kui kool ei saa ise enam lapsega või lapsevanemaga kontakti, siis tuleb koolil kaasata kohalik omavalitsus ja kohalikul omavalitsusel juba siis asuda tegutsema kas ise või siis koostöös teiste võrgustiku partneritega. Selleks, et veenduda, mis olukord siis selle lapsega, selle noorega on ja kuidas leida lahendused siis õppimiskohustuse täitmisele. Lähme edasi. On ka välja töötatud NEET-olukorras noorte toetamise ja teenuste koostöömudel KOV-idele ja taas siin piirdume sellega, et see mudel on olemas, kenasti sellelt slaidi esitluselt link viib õigesse kohta ja hea meel, et Eesti Linnade ja Valdade Liidu eestvedamisel ja ettevõtmisel on valminud ka hea pidaja tava, mis sisaldab kõike vajalikku, kokkuleppeid ja kogemuslugusid ja kõike muud. Ja ka veel kord sellest samast esitlusest siit pärast saate kenasti ka õige lingiga juba põhjalikuma materjalini jõuda selleks, et sellega tutvuda, kui veel seda ei ole teinud ja vastused oma küsimustele. Nii, vaatame, mingi küsimus ka tuli. Nii, millal saab haridussilm korda? Jaanuaris andsime teada, et seal ei kuvata õigeid lapsi. Täna aprilli keskpaik. EHIS-es on võimalik andmed korda teha ja laste õppimine ära määratleda, aga haridussilma nimekirjast lapsed maha ei lähe. Küsin korra kõrvalt, et kas me oskame sellele vastata praegu? Võtame selle küsimuse kaasa, et täpsustame selle üle, et kindlasti on oluline lahendada, et see on olnud selle haridussilma arendus käinud paralleelselt siin kogu selle süsteemi käivitamisega, et need peavad olema sünkroniseeritud, sellepärast, et EHIS-e andmeid peegeldataksegi haridussilma, et sellepärast kindlasti oluline kontrollime üle, et anname sellest teada eraldi. Aitäh küsimuse eest. Nii. Kohalike omavalitsuste hea praktika
et siin on ka kenasti välja toodud need omavalitsused, kes on saanud koostöömudelite väljatöötmiseks toetust ja kes on siis ka sellega juba paar aastat tagasi tegelenud. Nii et usun, et head kolleegid on valmis teie kontakti võtmise peale ka oma kogemuslugusid rääkima, kuidas siis seda parimat praktikat juurutada. Lähme edasi. On olemas ka erinevad koolitused ja toetused. Õpetaja tugispetsialisti toetus on saadaval Haridus- Noorteameti kaudu, on olemas lastevanematele koolitus, toetav lapsevanem käsikäes lapse haridusteel ja noorsootööga seoses ka mitmed erinevad lingid siin leheküljel välja toodud, nii et mida saab kasutada enda tarbeks, mida saab jagada ka nendele noortele info vahetuse mõttes, nii et mõne lingi võib-olla saab ka panna näiteks ka oma kohaliku omavalitsuse kodulehele või viited ka kooli lehtedele. Nii, vahepealt on tulnud veel üks küsimus, kas väljalangemise oht on konkreetne väljend. Õpilane ei saa kuidagi enne 18. eluaastat koolist välja langeda. Nii, Ülla tahab vastata, ma näen, võttis juba. Termini valiku küsimus, eks ju, et põhimõtteliselt see tähendab seda, et kui me räägime väljalangemisohust, siis see tähendab seda, et tõesti õpikohustuse täitmise eas õpilane ei saa välja langeda, aga küll võib olla olukord, kus tal on vajalik näiteks vahetada õpiteed, et ta näiteks peab liikuma võib-olla gümnaasiumist kutseharidusse väljalangemisohust. See tähendab selles kontekstis ka näiteks seda, et kui põhihariduses noorel on õpilüngad, mis on kriitilised, siis väljalangemisoht tõesti sõna otseses mõttes ei realiseeru, aga termini kasutamise mõttes ma usun, et me saame ühtemoodi aru, et see on noor inimene, kellel on oht ikkagi jääda lõpuks madala haridustasemega, et me defineerime teda nagu sellest lõpp-probleemist lähtuvalt. Ja kas pole ka mitte nii, et seda saab vaadata ka selliselt, et jah, juriidilises mõttes ei ole võimalik koolist välja langeda, aga faktiliselt on ju, saab siiski mitte koolis käia, ehk et kui sa reaalselt õppetegevuses ei osale, siis sa ju jääd koolist kõrvale ja see ei ole see olukord, mis oleks aktsepteeritav. Ehk et see selline olukord, faktiline olukord tingibki selle, et seda noort ei saa jätta üksi, lasta siis olla kuskil ja lasta olla kooli nimekirjas, välja visata ei saa. Aga see eeldabki aktiivset tegevust, aktiivseid meetmeid selleks, et jõuda selle nooreni, saada aru, mis on selle olukorra tegelik põhjus ja mis saaks olla selles olukorras siis võimalik lahendus, nii nagu juba Ülle rääkis, kas siis selle õpitee nii-öelda vahetus või midagi muud, et see ongi see, millega siis sellises olukorras noorega tegeleda tuleb. Aga lükkame slaidi edasi. Siin on ka mõned arvud on ju meeles pidamiseks, et eelmise aasta kohta, et 174 põhikooli 3. astmest väljalangejat oli meil eelmine aasta. Ligi 800 noort ei jätkanud õppimist pärast põhikooli, 376 väljalangejat oli kutseõppe esimeselt aastalt ja 91 gümnaasiumist väljalangejat. Nii et need on need arvud ja sinna juurde loomulikult veel siis ka see
see protsent 11,2, mis meil siis on kuni 29-aastaseid noori, kes siis ei õpi ega tööta, et need on need arvud, head kolleegid, mille nimel me ju siis sellest aastast oleme otsustanud, et me peame pingutama. Igaüks meist peab püüdma teha ära maksimaalselt kõik võimaliku selleks, et need numbrid oleks nulli lähedased. Eesmärk on muidugi, et need oleks null, aga eks me järgmine aasta näeme, kuidas läheb. Ja selleks palun teha koostööd erinevate valdkondade vahel ja loomulikult oleme ka olemas ise ministeeriumina ja ka Haridus-Noorte Amet annab oma maksimaalse panuse, sellepärast et üheskoos koostöös need eesmärgid saavutada. Nii, Robert ütleb, et need suured arvud on hea kuvada AK-le intervjuud andes, aga KOV-i vaates ja aruteludes võiks rääkida iga KOV-i numbritest. Jah, tekib konkreetne seos. No usun, et KOV-i vaates eeskätt siin iga KOV teab oma numbreid une pealt ja hetkel siin selles formaadis kõigi KOV-ide numbreid vaatama hakata meil täna ei ole nagu põhjust. Aga kommentaar õige ja mõistan, et arvan, et Robert juhib tähelepanu sellele, et ka KOV-id on ju erinevad ja need numbrid KOV-iti kindlasti on ka erinevad. Loomulikult, mida suurem KOV, seda suuremad numbrid, absoluutnumbrid seal võivad olla, aga võib olla ka vastupidi, et on neid, kellel on kõik hästi hariduseluga ja noortega, aga on ka neid, kus on võib-olla keskmisest enam probleem. Nii et põhiharidusest on võimalik siis sel aastal suunduda kutseharidusõppesse, kutsekeskharidusõppesse või üldkeskharidusse ja kui on vaja, siis ka teha vahepeal lisaõpet, milleks siis vanem esitab avalduse põhikoolile, mille laps lõpetab. Tahame midagi lisada, ei taha praegu. Ja ettevalmistav õpe. Nii, vaatame, kas oli meil veel mõni slaid. Ei olnud, meil ei ole eesmärk pikalt teie aega kulutada. Tulen tagasi sinna päris alguse juurde, kus oli öeldud, ole hea, Elo, pane veel ette korra sinna see 3. slaid algusest, et kus see info kokkusaamise mõte alguse sai, et veel kord üle käia see, et palun võtke ette tõsiselt see, et määrata ära konkreetne ametikoht või struktuuriüksus, kelle ülesanne on rakendada õppimiskohustuse täitmist toetavaid meetmeid ja et ka siis igas KOV-is nüüd saaks õige pea kehtestatud õppimiskohustuse täitmise kord. Ja Ülle tahab ka siit kõrvalt. Sain tausta info, et see teema on teada, et EHISE poole peal oli 2 nädalat tagasi lahendus selleks, et õigeid õpilasi kuvada haridussilmas ja kontrollitakse veel kord üle, ja kindlasti laheneb see probleem, mis te välja tõite, Katrin Parve. Nii, kas ja kuidas leiab infot ettevalmistavat õpet pakkuvate koolide ja õppimiskohtade arvu kohta? Kindlasti olemas info kättesaadav meie Haridusministeeriumi kodulehelt, et need koolid, kes pakuvad, on riigikoolid, et meil on siis riigi kutseõppeasutused ja lisaks sellele siis mõned riigigümnaasiumid,
Põlva, Jõgeva ja Tõnismägi. Et need on need gümnaasiumid, kes pakuvad ettevalmistavat õpet ja riigi kutseõppeasutused. No nii. Aga nimekiri on üleval ka kodulehel. Selle pakkumise siis õiguse annab minister oma käskkirjaga konkreetsetele koolidele. Jah, meil läks korra risti rääkimiseks. Elo tahtis öelda, et info on üleval meie kodulehel ja selle õiguse, kes siis ettevalmistavat õpet annab, selle annab minister oma käskkirjaga. Nii et igaüks ei saa lihtsalt otsustada, et ma ka õpetan midagi siin. Nii, need noorte seires olevad andmed ei ole alati õiged. Näiteks 30% töötab ja õpib välismaal, kodused emad ja nii edasi, et siis kui selle alusel tehakse statistikat, siis see ei vasta reaalsusele. No tõsi on, et 100% eeldada, et kõik andmed on ühe ühiku pealt tegelikkusega vastavuses, on keeruline eeldada tõepoolest, sest olukorrad elus ja inimestel on väga erinevad, aga tuleb lihtsalt seda teadvustada. Nõus. Aga aitäh täna hommikul siia aknasse tulemast. Nii palutakse seda linki. Elo paneb siia vestlusesse pärast kohtumise lõppu ka selle lingi kodulehelt, kus need koolid on ära toodud. Eks, aitäh Elo ette. Näed, juba noobadete näppude voor juba on olemas. Nii et aitäh teile, head osalejad. Teil on väga suur roll ja mul on väga hea meel, et te tulite ka tänasesse aknasse siia. See näitab, et teil on tahe see muudatus meiega ühiselt ära teha ja selles osas au ja kiitus kõigile teile, kes te selles kaasa lööte. Aitäh veel kord.